Tibu, soovid, ma räägin sulle unejuttu. Elanud kord ühel kaugel maal kaval kuningas ja kuninganna. Neil oli 9 ilusat last. Nad armastasid teineteist ja oma lapsi väga. Sama tugevasti armastasid nad ka oma riiki ja rahvast. Nõnda valitseski kuningriigis aastakümneid rahu ning õnn. Kogu riigi elanikkond oli eluga ja valitsejatega rahul. Elu riigis oli niivõrd kaunis, et ümberkaudsed rahvad hakkasid riiki kutsuma armastuse kuningriigiks. Kas emme tuleb tagasi ka? Loomulikult tuleb, Tibuke. Vaata, suured inimesed lähevad mõnikord omavahel tülli. No, vahetevahel teeb emme midagi valesti. Vahel käitub issi valesti. No aga see veel ei tähenda, et nad üksteist ei armasta. Emme peab lihtsalt ennast välja puhkama. Küll ta siis tagasi tuleb. Näe, ma tegin sulle morssi. Ühel pilvisel päeval tuli ka kuningriiki kurivõlur Salzar, kes elas üleval mägedes. Ta oli tumedate jõudude valitseja ning tema sooviks oli külvata hirmu ja hävingut. Ta plaanis vabaneda kuningast ja kuningannast ning hakata riiki oma hirmuvalitsuse all juhtima. Nõnda läkski Salzar kuningapaari juurde ning käskis neil otse kohe võimuohjad temale anda ning riigist lahkuda. Mina ei usu, et emme tagasi tuleb. Ära muretse, Tibuke. Emme peab lihtsalt natuke puhkama, eks ole? Aga kuhu emme läks? Ma ei teagi. Aga tead, me läheme varsti teda ise otsima. Emmel on kindlasti väga hea meel sind näha. Sobib? Joo nüüd oma morss lõpuni ja ilusti tuttu. Kaval kroonpaar pidas hetkeks omavahel nõu ning seejärel tuli kuningas kurja võluri ees lagedale pakkumisega. Jah, me lahkume kuningriigist. Nõnda pidi kuri võlur Salzar kaotust tunnistama ning minema igaveseks ajaks tagasi mägedesse. Kaval kuningas ja kuninganna elasid aga oma pere ja rahvaga õnnelikult oma elupäevade lõpuni. Viimane vise